ruumis jätkusuutlike materjalide rakendusvõimalused siseruumi õhu kvaliteedi parandamiseks. Ja see teema ise tuleneb ju elust enesest. Et mis meie ümber toimub, kuhu me oleme jõudnud sellise intensiivse majandamisega, lopsaka, raiskava tarbimisega. Selle asemel, et leida materjali väärindavat rakendust, me sageli neid hoopis tõukame endast eemale, lükkame isegi jäätmestaatusesse. Teine olukord on meie siseruumi õhu kvaliteet. Et on uuringuid, kus lääne inimene veedab isegi 98% oma ööpäevast siseruumides. Aga me teame, et siseruumi õhk, mille me hingame, ei ole piisavalt kvaliteetne, see tekitab ebamugavustunnet, isegi terviseprobleeme. Ja kolmas moment on tegelikult, ma siiralt usun, et disaineril ja ka sisearhitektil on siin oma roll, et selle olukorra leevendamiseks. Sest nemad ju suhtlevad kliendiga ja nende teadlikul materjali valikul saavad ka kliendi valikut suunata. Isegi ütleks, et on nagu vahelüliks teaduse või teaduri ja kliendi vahel või siis teaduri ja ettevõtja vahel. Ja seda kolme teemat me täna püüamegi nagu lahata, õigemini seda tausta avada. Lahendust ilmselt nii lihtsalt ei leia, aga teeme algust vähemalt. Nii et ma soovin teile sellist mõnusat kuulamist, kaasamõtlemist ja kindlasti ka julget küsimuste küsimist ja arvamuste avaldamist. Et meil tekiks selline mõnus diskussioon siin ikkagi. Aga nüüd ma annan sõna Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektorile Pet Lankonsile, et ta võib meil seminari avada. Tere, minul on samamoodi tõesti väga hea meel näha, et ruum on väga täis. Ja eelkõige on mul hea meel seepärast, et mina näen Katrin, kes on siis meie EKA doktorikooli doktorant. EKA doktorikooli juhina on mul eriti hea meel, et disaini uurimuslik suund leiab sedavõrd palju vastukaja. Ma arvan, see on üks meie selliseid potentsiaalikamaid suundi üleüldse doktoriõppes, mille arendamisega on seotud siin pikemas perspektiivis mitmed erinevad plaanid. Nii et aitäh sulle, et sa võtsid ka selle korraldamise ette ja tegelikult ma näen siin palju ka tudengeid, et järelkasvu noortele disaini uurijatele, teadlastele, siis kogenud disainiteadlastele on kindlasti meil väga-väga vaja. Ja teema on selles mõttes EKA-le väga sobiv, et meie kogu selline uuskasutusteema, aga muidugi ka on siis materjali väärindamine, ülejääkide kasutamine on meil siin erinevate projektide raames olnud sageli teemaks, et püüame selles osas oma kompetentse veelgi laiemalt näidata ja Katrini, mina ikkagi rõhutaks ka tema uurimustööd, puhul on kindlasti ka EKA kontekstis esile toomist väärib see, et tema doktoritöö on seotud tõepoolest ka mitmete teiste partneritega, teistest ülikoolidest kui ka eraettevõtjatega, et sellega koostöös, nendega koos aruteludes sünnibki lõppkokkuvõtteks. Ja ühesõnaga huvitavat päeva teile ja püüan ise ka kogu päeva ise kahjuks kaasa teha, aga käin aeg-ajalt siin kuulamas, et teema on, kuigi olen hoopis teisest valdkonnast ise pärit, ikkagi huvi pakkumine, et tere tulemast ja mõnusat seminari teile. Aga nüüd ongi mul rõõm kutsuda siia ette meie tänane esimene külaline, Rainer Pesti. Rainer on siis Fakulteedi turundus- ja kommunikatsiooni juht, aga ringmajandusspetsialist. Rainer on õppinud Rootsis tulevikuühiskonna ja ettevõtlusmudeleid ja usub, et tulevikuühiskonnad saavad olema tänu tehnoloogiale ja ringmajandusele vastutustundlikumad ja tänasest oluliselt keskkonnasõbralikumad. Aga ma annan siis sõna nüüd Rainerile. Tere hommikust! Jah, ma teen teile lihtsalt sissejuhatuse. Ma annan teile selle mõtte, et
see, mida te olete tulnud õppima siia, see suund, kuhu teie peate seda maailma hakkama arendama, miks me peame just selliseid materjali hakkama disainima, me peame, on selle sissejuhatus, et miks, kuhu me oleme jõudnud täna maailmaga ja palju meil mingis mõttes on jäänud. Kui te mõtlete viimase 50 aasta peale, mis võiks viimase 50 aasta kõige suurem trend olla või selline mõjutegur, mis on maailma kõige rohkem mõjutanud? Julgelt võib pakkuda. Nafta kasutamine. Ja. Veel pakkumisi? Tarbimine. Tarbimine. Väga hea pakkumine. Kust see tarbimine on tulnud? Miks? Vajadusest. Mis vajadus seda drive'ib? Emotsionaalne. Väga hea. Nii. Te võite vahepeal pakkuda, nii kui mul puldi tööd enam ja te võite vahepeal veel pakkuda. Okay. Kõige suurem muutus, mis maailmas on viimase 50 aastaga toimunud, see on populatsiooni kasv. Me hakkame korraks mõtlema, et inimene on siin maakeral elanud mõningatel andmetel, eks ole, kui me hakkame päris esimesest mehest minema, eks ole, siis 200 000 aastat, aga selline reaalne on umbes 100 000 aastat. Meil võttis umbes 100 000 aastat, et saavutada rahvaarv 3,5 miljardit inimest. Ja kujutage ette, usutage mitte, aga see juhtus 60-ndate keskel. Umbes 67 oli see aasta, kui me saavutasime rahvaarvu 3,5 miljardit. Ja peale seda me oleme järgmised 3,5 miljardit teinud juurde järgmise 50 aastaga. Ja? 8 miljardit inimest, kes kõik tahavad iga päev täpselt samu ressursse. Kogu aeg neid uusi asju, meid drive'ib, eks ole, tarbimine, emotsionaalne vajadus, et kogu aeg saada uusi asju, iga päev kogu aeg tahame, uued teksad, uued mingisugused tossud, veel läikivam käekott, veel mingid lahedamad spinnerid. Mis on huvitav on selle juures, et see 50 aastat on nii lühikene aeg, et me hakkame täna alles natukene aru saama, et holy schmoly, mida see plahvatuslik kasv tegelikult endaga on hakanud kaasa tooma. Meil tundub, et see 8 miljardit on justkui nagu eluaeg olnud siin planeedil, aga see on olnud 50 viimast aastat. Et nagu teadlased täna ütlevad on see, et muutused, mis maailmas toimuvad tänu sellele, on juba täna kohal. Me lihtsalt kõik ei oska neid näha. Enamusi neid muutuseid me ei oska täna veel tõlgendada, et mida need tegelikult tähendavad. Et täna hommikul ma ärkasin, ma lugesin ühte uudist, mis räägib sellest, kuidas Vaikses ookeanis on tekkinud nii-öelda kuumaveemullid. Ja vesi on läinud oluliselt, veetemperatuur on läinud oluliselt suuremaks ja see on hakanud hävitama siis loomade nii-öelda elukeskkonda. Teiseks on hakanud drastiliselt muutma loomade käitumist ja me ei tea, kuidas see lõppeb. Sest mure on selles, et see, mis 50 aastaga on muutunud või mis kõige suurem väljakutse on see, et kas me suudame nende muutustega kohaneda. Sest üldjuhul evolutsioon on võtnud kuskil 10 000 aastat, nüüd need muutused, mis maailmas on täna toimunud ja viimase 50 aastaga toimunud. Mis muutused on toimunud, on see, et päris, siis ütleme veel 10 aastat oli tagasi väga põnev vaadata või tegelikult isegi rohkem vähem, eks ole, veel 5 aastat tagasi maailm nagu vaidles selle üle, kas inimesel on tegelikult tänastele kliimamõjuritel mingisugune nagu mõju, eks ole. Me ütlesime, et inimestel ei ole, et see on normaalne, mis toimub, eks. Siis täna on teadlased igast otsast seda ära tõestanud, et inimesel on täiesti selge mõju. Samas korrelatsioonis, nagu kasvab rahvastiku arv, on tegelikult kasvanud kõik muud trendid samamoodi, eks ole. Kui me vaatame maailma majandus, kui me vaatame energia kasutatamise mahtu, eks ole, vee kasutamist maailmas, eks ole. Me oleme üks väheseid riike maailmas, kus tegelikult meil jätkub kõigil vett. Täna isegi näiteks USA-s mingi San Franciscos need suveperioodid on läinud nii pikaks. Me peavad vee kasutamist piirama. Kujuta ette, eks maailma kõige arenenumad ühiskonnad. Me peavad vee tarbimist piirama, eks ole, sest lihtsalt ei jätku. Transpordi jalajälg, väetiste kasutamine, sellest ma räägin pärast pikemalt. See on väga huvitav teema, mulle endale väga meeldis see. Vaatame neid karbondioksiid, süsihappegaaside teket, eks ole. Mida iganes, eks ole, metaangaaside teket, vaatame selliseid korrelatsioone, kuidas on kasutusele võetud põllumaad,
millises tempos on võetud põllumaad. Täpselt samas tempos me oleme hävitanud vihmametsi, eks ole. Mida see tähendab, on see, et täna agrikultuuride kasvatamine on kõige saastavam tööstusharu üldse. Ja siis me lõikame maha selle kultuuri või elusorganismi, mis tegelikult planeedis enamuse hapnikust toodab. Kujuta ette see, mis te sisse hingate, see päris nagu ei olegi tasuta, eks ole. Enamus tekib vihmametsas. Jah, me täna kuuleme seda, kuidas need vihmametsad järjest põlevad maha, aga reaalsus on see, et me tegelikult nagu lõikame, kus need põlengud alles on algus on saanud, eks on see täiesti selgelt inimtekkeline. Siis me lõikame selle elusorganismi maha, mis meie õhku tekitab, mis seda puhastab, mis seda süsihappegaasi seob ja asendame selle kõige saastavama tegevusega. Seda nimetatakse inglise keeles great acceleration ehk võimas kiirendus, kuidas siis täpselt selle populatsiooni kasvuga kõik sellised negatiivsed mõjud on drastiliselt suurenenud. Ja kindlasti teist paljud on käinud Lähis-Ida riikides, Aasia riikides, eks ole, et te näete nagu seda, et kuidas tõepoolest järved on täis plastikud, et kui selle mehe vanaisa käis seal järves kalal, siis tema kirjaliselt seal käibki, hommikul läheb sinna järve, nopib sealt plastitükke välja, päev otsa, viib kokkuostu, saab $2 kuskil päevas, eks ole, $2–4 päevas ja see on tema töö, eks ole. Hoovused aga toovad neid kuskil sinna lahesoppi juurde, eks ole, ja loomulikult mingisugust ökosüsteemi seal säilinud ei ole, aga mees toob SKP-le väärtuslik. Mis on pildi? Üllatusmunas. Just. Et ma päris tihti näitan seda lastele, et selgitada neile sellele, et mis on selle tarbimise tagajärg, et on okei küsida mingisugust üllatusmuna, aga küsimus on selles, kas me peame seda iga päev nõudma, see on väga selge tagajärg. Ja mida meie nagu tihti näeme, ongi see, et kui need moetrendid saavad läbi, saab spinneri trend läbi, eks ole, et siis 6 kuu pärast hakkab konteinerites massiliselt neid moetrendi asju tulema sulleks. Ja siin on samamoodi, et ma ei ütle seda, et lapsed, kallid lapsed, et ärge spinneriga mängige, eks ole, et küsimus on mõistlikkuses, eks. Kas mul on vaja spinnerit, millel on helendavad tuled, mis on kuldset värvi, mis on roosa, mis on lilledega, mis teeb häält, kõiki sihukest asja, kas mul on 10 erinevat vaja või piisab sellest, et mul on üks, ma saan oma nagu vajaduse rahuldatud, jah. Ma sellest ei räägi, see on üks minu lemmik sihukseid loodusfotograafe, ameeriklane. Need pildid on selles suhtes põnevad, et need on leitud 2500 meremiili esimesest inimasustusest. Ja? Need loomad on surnud sellepärast, et nad simini plasti täis, siis on täna jõhker probleem, nagu vaalad samamoodi, nad ei näe, et need prügisaared on, nad ei saa aru, et see ei ole plankton, nad söövad selle sisse ja siis lähevad randadele tegelikult surema. Okei. 4. detsembril eelmisel aastal United Nation avaldas kliimaraporti. Ja see on kõige laiapõhjalisem kliimaraport, mis on üldse ajaloos avaldatud. Mida see kliimaraport ütleb, on see, et meil on tegelikult 12 aastat jäänud. See, kuidas me elame, see, kuidas me tarbime, meid absoluutselt ei huvita, milliste ressurssidega need asjad on tehtud. Praktiliselt 98% ettevõttest absoluutselt ei huvita mingi tootedisain või materjalide disain. Neil on lihtsalt üks asi oluline, toota võimalikult palju, võimalikult odavalt ja müüa võimalikult palju. Ja on ainult pisikene osa ettevõtteid, kes mõtleb ja küsib selle käest, et okei, milliseid materjale ma kasutan. Mis minu tootes saab siis, kui see on läinud katki? Kuidas selles tootes kasutatud materjal saab uuesti tagasi võtta? Ringlusse materjali. Ja kuidas toota materjale, mis on võimalikult väikeseid ökoloogilisi jalajälje? Ja kuidas toota materjale, mis on üldse taaskasutatavad? Ja mida see 12 aastat tähendab, et meil on 12 aastat jäänud, siis te olete kindlasti kuulnud seda, et sellest Pariisi kliimakokkuleppest on keegi kuulnud sellest midagi. Ja selle Pariisi kliimakokkuleppe üks selline nagu, ütleme, põhilisi eesmärke oli see, et maailma keskmine temperatuur ei tohi tõusta sajandi lõpuks rohkem kui 1,5 kraadi. Ja miks see 1,5 kraadi on nii oluline? On see, et kui maailma keskmine temperatuur
tõuseb kuni 1,5 kraadi, siis me suudame kohaneda. Me ei räägi sellest, et me suudame muutuseid ära hoida. Me räägime sellest, et suure tõenäosusega me suudame kohaneda. Kui see on 2 kraadi, siis on selge, et sellest 8-9 miljardist inimesest keegi peab hakkama järgi andma. Mingi osa sellest rahvastikust peab hakkama järgi andma. Sest neil ei jätku süüa, tekivad väga selged looduskatastroofid, need üha rohkem sagenevad, tekivad üleujutused. Indoneesia saarestikus väga paljud tsivilisatsioonid jäävad vee alla. Meie jaoks see tähendab mida? See tähendab väga suurt survet rändele. Eesti on paraku selline koht, et me tegelikult elame vana jumala selja taga. Me ei kujuta ette ka, kui hea koht see on, eks ole. Me siin natukene ootame, et kliima läheks soojemaks, eks ole. Aga tegelikult meil on loodusressurssi niimoodi. Ja sellepärast me ei suuda ka päris hästi suhestuda, et mis tegelikult nagu maailmas nagu kliimaga toimub ja millised need probleemid on. Ja lugu on sellest, et meil on selle 1,5 kraadini jäänud mitte sajandi lõpuni, vaid meil on jäänud 11 aastat tänase päeva seisuga. Ja me räägime sellest, et mis juhtub siis, kui me suudame täna mudeldada, kui see on 2 kraadi, aga me suudame põhimõtteliselt mudeldada seda, mis saab, kui see on 4 kraadi sajandi lõpuks. Ja tõsi on see, et vahest mõni ohutab, et ega maailma temperatuur on ennem ka olnud kõrgem, kui see on täna, eks ole, on küll olnud, aga see on toimunud 10 000 aasta jooksul, see temperatuuri kasv, mitte 50 aasta. Ja mis selle raporti põnev lugu oli veel, et United Nationi raport andis siis hinnangu, palju riigid on teinud tegelikult viimase 25 aasta jooksul, et hoida ära siis neid kliimaprobleemide eskaleerumisi. Et mis vastus oli? Mitte midagi. Tegelikult mida on teinud mitte midagi. Ainukene asi, mis kui me vaatame kõiki neid teemasid, siis ainuke asi, mida me suudab vähendada, on sooniaudit. Kõik. Jah, siis on okei, kui me natukene visualiseerime seda, et planeet suudab iga aasta tekitada teatud koguse ressursse. Natukene toodab naftat juurde, puitu, kõike sellised asjad. Nüüd mõtestada seda ületarbimist, kui me paaks kõik need ressursid, mida planeet suudab iga aasta tekitada, paaksime ühte lattu. Me lepiksime kokku, et me käitume vastutustundlikult, jätkusuutlikult ja me tarbime ainult neid ressursse, mida planeet suudab taas toota. Siis see aasta need said otsa juuli lõpus. Ülejäänud 5 kuud me võtame kõik tuleviku generatsioonidelt. Kui kogu maailm tarbiks samamoodi kui Eesti, siis oleks need ressursid otsa saanud märtsi lõpus. Tarbime täna 2,5 korda rohkem, kui tegelikult maakera suudab ressurssi taastada. Ma räägin natukene Eestist, kui palju meil jäätmeid tekib. Meil tekib 22 miljonit tonni jäätmeid, aga enamus nendest on seotud põlevkivi energeetikaga. Kui me võtame eestlaste peale, siis eestlased tekitavad 2 korda vähem jäätmeid kui taanlased, vähem kui Euroopa Liit keskmiselt, eks ole, me võime endale olla uhked. Aga tegelikult see valus tõde siin taga on see, et me oleme lihtsalt 2 korda vaesemad kui taanlased on. Kui meil on üks päev saab palju raha võtlegust või saab osta, siis 2 korda rohkem vähemalt. Seda aega ei jõua keegi ära oodata. Kui me vaatame, ma saan varsti sellest puldist aru, et 2 nuppu on liiga keeruline ülemas. Kui me vaatame, et täna Euroopa on siis tegelikult üks kogu seda maailma ringmajanduse kontseptsiooni sellist rohemõtlemist vedav maailmajagu. Ja see tähendab ka seda, et Euroopa on seadnud eesmärgiks, et 50% nendest jäätmetest, mis kodus meil tekib, nendest 50% me peame uuesti võtma materjalina ringlusse. Kui te vaatasite seda Ragn-Sellsi sloganit, siis see ütleb ka seda, et seal, kus teised näevad lõpuna, meie algus, kõik algab siit. Me siiralt usume seda, et tegelikult need ressursid, mida me koju endale veame, poest, need pakendid ja asjad, need on loodusressursid. Meie kui tarbija ülesanne on anda oma väikene panus, et need loodusressursid jõuaksid uuesti taaskasutusse materjalina. Teie kui disainerite ülesanne, materjalide, toodete ülesanne on see,
et disainida materjale, mis reaalselt on ka taaskasutatavad. Aga sellest ma natukene räägin hiljem. Eestis läheb tegelikult ainult 27% ringlusse ja me oleme sellega Euroopa üsna tagaotsas. Sorry, kas see arvestab seda põlevkivi jäädet ka? See on kodus tekkiv olmejääde. Pakendid, biojäätmed, kõik sellised asjad, mis kodus reaalselt tekkivad. Aha, läheb juba. Me teame lihtsaid asju, me teame, et igale materjalile täna tegelikult reaalselt on võimalik anda 5-7 elu. On mõningaid materjale, mida saab lõputult taaskasutada, klaas näiteks. Aga väga oluline selle materjali taaskasutuse puhul on see, et need oleksid tehtud homogeensetest materjalidest. Ja mis on täna mega maailma probleem, on see, et selleks, et saame hinda alla, me miksime võimalikult palju erinevaid mingisuguseid materjale kokku. Super, see kohvitops näita kõigile, et seal on nagu kartong kokku pandud ja sinna sisse on pandud veel plastik, et ta kannataks natukene nagu vett, neid eraldada enam pole võimalik. Tekstiil, jõhker peavalu. Andres Krumme pärast räägib sellest, nad on leidnud mõned põnevad lahendused, aga tekstiil, jõhker peavalu, eks ole, sest kui see oleks 100% puuvild, saaks toota sellest uuesti näiteks frotee-rätikuid, mingid sellised asju. Aga kui palju on neid riidid, kus täna on veel 100% puuvild? Me paneme sinna polümeere järjest rohkem sisse mingid nailoneid asju, eks ole. Seda ei ole võimalik üksteisest eraldada. Ja nende pakenditega, mis meil poes koju toome, nendega on ka väga tihti sama lugu. Et meile tundub, et see on plastik, aga tegelikult selle plastiku saamiseks on kokku segatud 7 erinevat plastikut. Ja neid ei ole üksteisest võimalik enam eraldada. Aga mõningatest asjadest saab, et jogurtitopsidest saab stepsleidi asju, mahlapakkidest saab, seal on väga tugev kiud on seal, kartonkiud saab näiteks kipsplaatidele teha ümbriseid. Mis patareidest saab? Tüdrukud. Pakkuge. See oli vihje. Moodsad poisid võivad ka. Soe. Kosmeetikatoode on soe. Küünelakk. Ripsme duš oli sooja. Lainer. Jaa. Need on päikesekreemid, need BB-kreemid, eks ole. Patareides on tsink, jah. Ja tsink on see, mis pleegitab neid asju nii-öelda päikesevalgust tagasi, eks ole, peidab. Ja see on ju tegelikult need BB-kreemid ka, et see on ju tegelikult ainult efekt, eks ole, et kordsed kaavad ära, et see on tegelikult mäng valgusega ja siis need tulevad patareidest. No siin on meil, nii mõnelgi on meil kokapudel seljas väga head riided. Et no ja pekkpurk ja neid saab praktiliselt kõikjal kasutada, et saab teha näiteks ainult asjad, kus ei tohi neid kasutada, on kosmose ja lennutitööstus, aga autod saab vabalt teha. Tesla. Vot. Aga miks see maailm pekkis on, eks ole, sellest ma natukene rääkisin ka, on see, et tänane see maailma majandusmudel, see on lineaarne majandusmudel, see tähendab seda, et me võtame planeedid ressursid, tegelikult üldse ei huvita see, mis nendest saab, mida me nendest toodame, peaasi, et toodame palju, et see on, ja siis meie eesmärk, nii kui me tahame palju toota, meil on eesmärk võimalikult odavalt toota seda. Väga vähe ettevõtteid maailmas, kes täna mõtlevad, et ma toodan kvaliteetset asja, ma toodan sellist asja, mis kestab, sest see kohe tõstab hinda. Ja neid, kes saaksid neid asju osta, neil on nagu justkui nagu vähe. Mis ongi maailma mõte on see, et kui me võtame lineaarse majandusmudeli, me kaevandame ressursid, me teeme odavad tooted, meid ei huvita üldse see disain, need valdavalt, kui need asjad lähevad katki, need ei kesta ka väga kaua, need lähevad katki, materjalidisainile rõhku pandud ja need lähevad põletusse või prügilasse või kallatakse merre. Ja, väga suur osa maailma jäätmetest endiselt kallatakse lihtsalt merre. Nüüd ringmajandus, olete kuulnud sellist terminit? Kes on kuulnud sõna ringmajandus? Fantastiline. Kas te on kuskil koolis mingis erialal on see sees ka loenguna? Põimutud jätkusuutliku disainiga. Väga hea. Palju mul aega veel on? Aha, väga hea. Ringmajanduse mõte on see, et me keerame need otsad kokku. Ja, see, mida me loodusest võtame, see jääb kogu aeg ringlusse. Ja nüüd tuleb teie mega roll siin mängu. Tegelikult hakkavad asi algusest. Et me mõtleme, mis saab minu tootest siis, kui sellest saab jääda.
okei, milliseid materjale me kasutame, et temast ei saaks jääda. Milline on toote disain, et see kestaks võimalikult kaua. Milline on see nii-öelda ütleme siis inseneriteadus see, et need materjalid, et kui sul on üks mingisugune kodutehnika masin, et kuidas oleks võimalik see võtta sellisteks legodeks, et sa saad erinevaid materjale taaskasutada. Et sa võid teha odava Hiina kohvitermose, kus on kõik kokku lihtsalt sulatatud nagu lürtsti, eks ole. Ja selle väljund on põletamine, kui sa ostad endale natukene kallima Rootsi termose, kus täna iga see detail on ühes kindlas materjalis, see käib legodena kokku, see on kvaliteetne, see kestab kaua, aga kui see ühel päeval mingil põhjusel peaks katki minema, me saame need tükid üksteisest eraldada ja suunata siis taaskasutusse. Et see ringmajandus väga selgelt muudab kogu sellist tänapäevast nagu müümise kontseptsiooni, et me liigume üles müümiselt rentide kontseptsioonile, et odavad pesumasinid või valdavalt, mis pesumasinid inimesed ostavad, maksavad 400 €, eks ole, teevad 2000 tsüklit. Kui 1000 € masin teeks 10 000 tsüklit, jah, maksad natukene rohkem, aga kestab oluliselt kauem. Mure on selles, et enamus inimesi jõuast 1000 € osta. Me läheme ringmajanduse kontseptsiooni. See antakse see masin sul tasuta. Jah, 1000 € masin. Sa paned selle hoopis netivõrku ja sa maksad iga kasutuskorra eest. Ja kui sa oled selle 8 aastat kasutanud, siis tootja võtab selle tagasi, teeb väikese remondi ja siis müüb näiteks 3. riiki selle edasi. Ja see pesumasina eluiga on põhimõtteliselt kasutab täpselt sama ressursi ära, et seda masinat toota. Aga kestab 5 korda kauem. Sina maksad iga kasutuskorra eest. Ja tegelikult nemad hakkavad raha hoopis tootma selle pealt, et dosaatoreid, pesuainete dosaatoreid müüa. Ja? Tekstiilist. Kudiin, üks minu lemmik, mul on õnnestunud seal tehases käia, nende loojatega kohtuda, see biotekstiil, biotoorme. Et miks see köögipilt on see, et nad ise ütlevad, et see on nii ökoloogiliselt puhas, et nad komposteerivad enda neid tekstiilijääke seal tehases. Ja siis neil on seal tehase juures on köök. Et sellest kompostist, mis nad toodavad, nad panevad sinna köögi sööklajäätmeid ka, eks ole. Aga selle kompostist nad kasvatavad kurke ja tomateid ja asju ja siis pärast enda restoranis pakuvad seda. Riikidel on väga oluline mõju, eks ole, kui me vaatame Rootsit, Rootsi on teinud seda teed, et alandada makse näiteks parandamise koha pealt. Et just, et me ei ostaks uusi asju või me läheks ja parandaks neid. Vot. Igaüks, ma arvan, päris suur osa teist hakkab tulevikus tegema äri. Ma tahan sellest rääkida. Kas teab keegi, mis need SDG eesmärgid on? Kes teab, mis asjad need on? Sustainable Development Goals. Need on 17 eesmärki, millega maailm seisab täna silmitsi. Millega maailm peab aastaks 2030 radikaalselt tegelema. Muidu on selline olukord, et täna näiteks on reaalselt, mida meie ei taju, aga miljard inimest on tegelikult iga päev näljas. Nende keskmine sissetulek on päevas vähem kui $2. Jah? Ja neid asju, et see planeedil elu oleks üldse jätkusuutlik, neid on umbes 17 tükki, millega tegelema ja seal tegelikult alamliigid ka. Miks ma sellest räägin, on see, kui te tulevikus disainite enda äri ja siis te näete neid kanvaseid, eks ole, kuidas seda ärimudelit nagu planeerida, et sa pead mõtlema, kes mu klient on, kes mu peamised partnerid on, kus minu tulu tuleb, eks ole, kus minu kasum tekib, eks ole, see revenue model seal juures. Aga ühelgi nendel kanvastel ei ole küsimust, et millist SDG eesmärki minu äri toetab. Ehk mida ma oma äriga siin maailmas üritan muuta paremaks. Ja millist... iga firma. Ja just. Aga siis on teine küsimus, mida ma kahjustan. Ja nendele mõlemale sa pead olema võimeline vastama. Kui sa ei leia midagi, mida sa muudad maailmas paremaks, siis pinguta edasi, see ei ole selle äri mõte. Alati sa leiad ühe asja, mis kahjustab
Ja nüüd on küsimus, kuidas ma seda positiivset efekti suurendan ja kuidas ma oma äris negatiivset efekti nagu vähendan. Kui ma mõtlen Ragn Seltsi peale, siis me oleme väga palju pannud selle peale, et kuidas meie suudame tekitada erinevates nendes valdkondades näiteks uusi ringmajandus nagu lahendusi, mis aitab mingisuguseid probleeme nagu lahendada. Näiteks No Gravity, me täna otsime jäätmeid, kus on võimalik välja võtta väetiseid. Sest selle nälja üks probleem on see, et me ei suuda põllumajanduses piisavalt välja võtta siis toitu sellepärast, et meil lihtsalt ei ole väetiseid või väetised on liiga kallid. Aga näiteks Ragn Seltsi negatiivne jalajälg on see, et meie autod selgelt tekitavad CO2 ja me peame sellega tegelema. Vot nii. Mida Ragn Selts teeb, ma natukene, kas mul on veel 2 minutit või? Oh, super. Et näiteks Rootsis me alustasime sihukest projekti nagu Beyond the City ehk siis armastatud linn, kus näiteks suurlinnades on selline probleem, et sealt liigub palju autosid. Ja näiteks me teame täna, et tohutult palju tuleb selliseid kullereid. Me tellime kaupasid internetist, need tulevad meile koju toimetatakse, eks ole, see on väga selge transpordi jalajälg. Kullerfirmade eripära on see, et nad tulevad täis autoga linna ja lähevad ära tühja autoga. Aga Ragn Seltsi autod tulevad tühjana linna ja lähevad ära täis autoga. Ja siis me mõtleme, kuidas need 2 kontseptsiooni kokku panna. Ja siis on nii, et tulevad niisugused Ragn Seltsi elektriautod, meil on eraldi bränd sellest tehtud ja näiteks kärud, mis toovad Rootsis, me tegime niisuguse platvormi, et ettevõtted, kes soovivad, saavad selle platvormi liituda ja siis neile tuuakse nende autodega, tuuakse need pakid kohale ja samas viiakse ära materjalid nendelt. Et olmejäätmeid me nendega ei saa vedada, aga kõik niisugused nagu dokumendid, pakendid, kõik niisugused asjad me saame nende elektrikärudega ära vedada. Kõige lihtsamad lahendused loomulikult me näiteks granuleerime mingisuguseid kilekotte ja selliseid asju, plastikraanuleid teeme. Mis mind väga vaimustab on näiteks see, et see, mida meie sisse sööme, eks ole, see igaüks teab täpselt, mis ta sööbiks. Aga siis tekivad biomudad ja siiamaani nende biomudadega, heal juhul neid pandi salaja põllu peale, eks ole. Aga mida me oleme avastanud on see, et sealt on samamoodi võimalik välja võtta keemilisi ühendeid. Üks asi on fosforeid on võimalik välja võtta ja teisi keemilisi ühendeid. Me väärtustame, biomudadest on saanud väga põnev asi, et sa pead kasutama ülikallist tehnoloogiat, aga me suudame nagu põhimõtteliselt võtta sealt välja fosforit, panna selle põldudele, eks ole, ja siis ongi nagu mõnes mõttes õigus öelda, et me saame nagu sitast uuesti saia, eks ole. Väga palju töötab Ragn Selts just sihukeste mega suurte ökoloogiliste jalajäljega tööstustega nagu kaevandused, eks ole. Et kuidas need kaevanduse jäägid, me teame ju Ida-Virumaal samamoodi, meil on Alpid, eks ole, tehtud kaevandusjääkidest, eks ole, energiajääkidest. Üks ettevõte tahtis, ei olnud muud mõtet teha, mõtles ta tahab püramiide nendest tegema, eks ole, see oli paar aastat tagasi oli üks idee, et teeme püramiidi vahva. Aga kuhu me saame aru, et seal on tegelikult nagu mineraalid, seal on tegelikult ained sees, mida saaks reaalselt kasutada. Biojäätmed, me viskame ära, meil on täna laboris või mitte laboris, meil on juba esimene katse tootmine, et kuidas see mõnes mõttes uuesti tagasi toiduks teha. Mitte küll inimtoiduks, aga kuidas see teha näiteks kalatööstuste jaoks toiduks. Jah? Sellist asja. Sellest ma rääkisin, ma ei tea, kas sa räägid ka sellest ei räägi. Et täna me oleme alustanud siis TalTechi ja Stockholm ülikooliga oleme aastaid juba uurinud, kuidas näiteks neid põlevkivituhkasid kasutada, mis me ehitame neid iPad, eks ole, aga tegelikult on seal samamoodi on väga põnevaid elemente sees, aga ma rohkem ei saa rääkida. Ma tahtsin veel rääkida sellest, et tehnoloogia on väga selge mõju tulevikus. Maailmas ongi täna 2 trendi, ühelt poolt on see populatsiooni kasv, inimese teki saastatud kliimamõjud, kõik asjad, aga teine väga põnev trend on tehnoloogia trend. Ja see on veel põnevam trend. Kui me jõuame 30 aasta pärast sinna, et meil on tehisintellektid, jah? Kes täna Silicon Valley's arendatakse tehisintellekti, mis on võimelised tegema CEO otsused. Kõige kõrgemad, kõige intelligentsemaid otsuseid, jah? Me ei räägi enam sellest, et on robotid või mingi machine learning, kellele mingil robotile õpetab 1000 korda ühte asja ja siis ta hakkab oskama seda teha. Me räägime tehisintellektist, kes on võimeline ise mõtlema. Me jõuame sinna, me oleme juba täna seal, aga reaalselt me jõuame sinna kuskil 30 aasta jooksul, et tuua massi.
ja see on küsimus, mis on üldse meie mõte. Jah, esimest korda maailma ajaloos inimene peab vastama, aga mis on mõte? Kujuta ette, kuidas see hakkab ühiskondasi mõjutama. Jah? See, mida mina just Rootsis õppisin, mis on tuleviku ühiskonna mudel, mis on üldse meie roll, kodaniku palgad, me peame inimestele andma elule mõtte. Väga põnev. Jah, ma siin lõpetan, et ma oleks veel rääkinud, et kuhu see kõik viib, aga see selline. Te peate ette vaadutama ja Ma lõpetuseks nii palju veel ütlen, et mida ma tahan tegelikult oma sõnumiga öelda on see, kas te saate aru just milline roll on teie käes. Jah, siis sõltub väga-väga palju. Kas on kiirelt mõni küsimus äkki? Pärast poole saab muidugi veel, aga... Mul on huvitav palju sellest nimetatud siis sitast sai, et olete siiamaani väärtust tootnud. Väga vähe. Et, aga me oleme jõudnud sinna maale, et kui sa nagu teadus teed, eks ole, et sul on kõigepealt laborikatsetused, eks ole, kus sa saad nagu katseklaasist tulemused. Et reaalselt aga meil seal on juba reaalsed nii-öelda tööstuslikud testimised, me reaalselt toodame. Nüüd järgmine samm on see, et kui sa oled tööstuslikud testid ära teinud, saad sa hakata reaalselt mass tehaseid tegema, suuri tehaseid. Et seal me täna juba näiteks need Rootsi metallikaevandustest, meil on juba esimesed suured päris tehased püsti. Sitas saia samamoodi on meil esimesed juba püsti. Mida me täna üritame laboritest välja tulla, hakata tööstuslikke teste tegema, on need põlevkivijäägid. Ja. Aga mis see perspektiiv siis on, et kunas see nagu reaalselt... 5 aastat. On umbes niisugune, jah. Aga kuidas need biojäätmed, need ju komposteeruvad, vähemalt mullatsed, ei peab kala söögiks tegema. Ma sellest ei saa väga palju rääkida. See on järjekordselt, kuna see on kaetud ärisaladusega, siis sul on, mida on võimalik teha. Kõige lihtsam on see, et me teeme nad lihtsalt mullaks. Nüüd, mida me näeme nagu praegu väga palju on see, et üritatakse teha gaasiks, et autokütuseks. See on tore. Ja see on positiivne, sest me saame nagu ennem võtta veel suurema väärtuse välja, aga see ei ole jätkusuutlik, see ei ole okei lahendus. Me võtame mingisuguse ressursi, kas põletame selle otse ära, sest täna väga palju biojäätmed lähevad otse Eesti Energia ahju, või me toodame selles gaasi ja põletame ära. Vaid küsimus on, kuidas me saame seda kõike nagu väärtustada materjalina. Ja seal on see, et me saaksime tegelikult tootada uuesti teoorias. Mitte isegi teoorias, me oleme jõudnud palju kaugemale kui teoorias. On see, et see näiteks saab toota uuesti proteiiniks. Kuidas seda teha? Selle ma jätan saladus. Jah. Üks küsimus on siiski ka, et ma tean, te teete ka koostööd tudengitega. Et võib-olla sa oskad paari lausega öelda, mis teema see võiks olla, mis tudengid ärgitada teie poole pöörduma? Kõik ideed on teretulnud. Eriti nagu mis puudutavad, nagu mis tudengi meelest toetavad sellist ringmajandusvahendust. Et siin on selle mõte tudengitele, eks ole, oma lõputöö teemad valides. Ja no loomulikult ka kõik ideed, mis puudutavad digitaliseerimis, eks ole, et need on väga teretulnud. Mul on küsimus tegelikult. Et praegu te räägite küll, et Ragn-Sells on, näha on, et Ragn-Sells väga üritab seda kõike taaskasutada ja kõike võimalikult palju ära kasutada, aga kuna Eestis see ei ole ainuõige nagu teenuse pakkuja, siis minu küsimus on, kas teil on tulevikus plaanis hakata koostööd tegema näiteks keskkonnateenuste või muude firmadega. Jah, kindlasti on, et võib-olla need näited, mis ma üldse nagu räägin, vaata, need on kõik sellised ideed, et neid ei ole mõtet Eesti põhiselt üldse teha. Selles mõttes, et need ideed, mida ma räägin, need peavad olema kõik sellised ideed, et need on võimalik eskaleerida globaalselt. Et Eesti turg on nii väike, et siin ainult Eesti turu peale ei tasu ühtegi tehnoloogiat hakata arendama. Välja arvatud võib-olla siis selle põlevkivi energiajääde, et seal on tõesti miljonid tonnid, mis iga aasta tekivad. Ehk vastus su küsimusele on, et me neid tehnoloogiaid ei vaata ainult nagu Eesti keskselt, vaid me vaatame tegelikult, et need oleks laiendatavad üle maailma.
Okei, kui on viimane küsimus, siis võtame seda edasi. Mun küsimus, kui sisearhitektuur on selline valdkond ka, kus tegelikult see on õudselt keskkonnakahjulik, see nagu uuendab seest ja viskad ära nüüd uus köögimööbel ja kas on nagu mingi praktika ka Eestis või kuidas need ehitusmaterjalid või mida tehakse või? Jah, seal on täpselt samamoodi, et on mingid materjalid, millel on ilusti ringlussevõtu võimalust olemas. Et tegelikult on täpselt sama see rusikareegel. Kui nad on homogeensed, puit saab kasutada. Kui on selline vaid, sorry, siin on juba niuke kompott on siia kokku miksitud, et seda pole võimalik. Täna võib-olla otsime, kõige aktiivselt otsime kipsile lahendust. Kas nagu on võib-olla mingid märgistust, et näiteks inimene oleks teadlik, et ta soetatus sellist homogeenset materjali? See oleks väga lahe. Sest et ma arvan, see oleks selline teadlikkuse tõstmine. Aga paljud ei oska sellele üldse rõhku panna, vaatavad disaini ja... Just, et kõik peavad andma oma panuse. Disainerid peavad andma oma panuse, haridussüsteem peab andma oma panuse, jäätmekäitleja peab andma, riik täpselt samamoodi, kõik peavad andma oma panuse. Siis see tervik töötab. Sellest on vähe, kui meie selle märgi välja töötame, aga see selleks. Okei, mina tänan, väga tore oli teid näha. Mul on niukene... Naturaalne Aitäh. Tore, nüüd lähme edasi natuke ruumid kesksemaks ja sõnavõtuga räägib meile Tiina Liitma töötajate vajadustega arvestavast töökeskkonnast. Tiina on suurem ärijuht, ettevõtja ja Workplace Evolutionaries Estonia asutaja. Tiina usub, et oma võimetes saab inimene aru alles siis, kui need on proovile pandud. Kui hea tunne on töötada töökeskkonnas, mis sind igal hetkel toetab, saab aru ka alles siis, kui oled seda kogenud. Tiina igapäevane töö on Liitma tulemas, aga ka töökeskkonnaalane nõustamine ja toimetamise teesingus Workplace Evolutionaries. Jah, ma mõtlesin, et õudselt halb oleks panna nüüd teist korda sama reha otsa, et võiks midagi õppida. Tere päevast! Ma olen väga tänulik, et Katrin kutsus, sellepärast, et töökeskkonna visionääridele on töötajate vajadustega arvestavad ruumid, see jalajälje teema, ringmajanduse teema, ütlemata oluline. Workplace Evolutionaries alustas Eestis oma toimetamisi peaaegu aasta aega tagasi. Ta koondab visionääre, kelle jaoks töökeskkond on ütlemata oluline. Mitte sellepärast, et sellest täna räägitakse, see tundub ilma seksikas teema olevat. Meie jaoks ei ole moeasi, meie jaoks ei ole väga oluline teema, et milline on homse päeva uus põnev teema. Meie jaoks tõesti on oluline, et lahendused, mida me loome, on funktsionaalsed, on kestlikud ja aitavad sinna kliimaeesmärkide raames püsima jääda. Mul on mitu mütsi, et osad teavad mind vähest teisest valdkonnast, aga Liitma Tuulemaa ka on keskendunud keskkonna loomisele ja meie jaoks kvaliteetne lõpptulemus lähtub ikkagi inimsõbralikest materjalidest ja meie jaoks on väga oluline, et asju tehtaks südamega. Okei, kui me räägime vajadustest, siis ilmselt kõigile assotsieerub see asi kohe mingi Maslow püramiidiga. Ma ei ütle, et see on halb, ma ütlen, et see on jätkuvalt päevakohane. Meil on need asjad jätkuvalt väga olulised, ehkki tänu heaolule me võib-olla siin on selle esimese taseme peale, nende füsioloogiliste vajaduste peale enam üldse ei mõtle, sest see tuleb nagu
see on täidetud niikuinii. Mitte kogu maailmas ei ole see nii. Aga töökeskkonna vaates me räägime sellest eelkõige sellepärast, et tulemusi loovad inimesed. Mitte kuskilt mujalt ei tulene. Need tulemusi loovad inimesed. Kui me töökeskkonnast räägime, siis me tegelikult ei mõtle ainult ruumi ja 4 seina. Samavõrd oluline on virtuaalne keskkond. Siin saalis lõviosa inimesi üldse ei teagi, et enne internetti oli ka maailm täiesti olemas. Et mina olen see põlvkond veel, keda seal piltide peal näidatakse, et need naljakad tumerohelistest kummikutes lapsed, kellele porilomp oli väga äge. Et ja mina olen käbides teinud mänguasju ja värke, aga see, et me täna saame toimetada seal, kus me tahame sellel ajal, millal me tahame, selles vaates virtuaalne keskkond, et igasugused IT-lahendused on ütlemata olulised. Ja mitte vähem oluline ei ole sotsiaalne keskkond. Ükskõik kui ägeda ruumi sisearhitektid kavandanud ei ole, kui inimeste vahelikku keemiat ei ole, siis vinge seinakate materjal ka seda keemiat sinna ei too. Ehk ainult heast ruumist ei piisa. Ja ütleme nii, et kui juhtimiskultuur ootustele ei vasta, kui mind pannakse tegema midagi, mida ma teha ei taha, mul seda sunni korras tehakse, siis ka ükskõik vägede IT-lahendused ei ole, ükskõik hea ruum ei ole see ikka ja mitte. Aga ütleme, et kõlab kuidagi nagu väga keeruliselt. Ja küll, jätame täna välja selle virtuaalse keskkonna. See pole päris tänase päeva teema. Võib-olla ei räägiks nii palju sotsiaalsest keskkonnast ka, räägime füüsilisest keskkonnast. Ja tegelikult selle füüsilise keskkonna saab päris lihtsiteks loogilisteks tükkideks lahti jagada. Mõtlesin, et kõige lihtsam on selgitada asju mingisuguse ette antud struktuuriga. Tervislikke keskkondi sertifitseeritakse täna. Maailmas on selline vahva organisatsioon nagu International Building Well Institute. See ei tähenda mitte seda, et on keegi teine instituut, kes halvasti ehitab. See Well on seal läbiva suure tähega, aga jah, nende eesmärk on ka ikkagi, et need asjad oleks hästi ehitatud. Aga hästi võib tähendada erinevaid asju. Nende jaoks on väga oluline, et lahendus on kestlik ja tervislik. Maailma Tervishoiuorganisatsioon on defineerinud tervist kui füüsilist, sotsiaalset ja mentaalset heaolutaset. Et terve ei ole sa mitte siis, kui sul ei ole nähtavaid vigastusi või grippi kallal. Et terve oled sa siis, kui sul kupli all on kõik korras, sul on hääd suhted perega, kolleegidega, siis tasakaal on olemas. Ja see on see, millest tegelikult ka Belli puhul lähtutakse. Hea küll, õhk. Jube oluline on, et ruumis oleks piisavalt õhku. Väga oluline on see, mis on selle õhu kvaliteet. Ma arvan, et Tehnikaülikoolist saaks üks poolepäevase loengu sellest, et kuidas õhu kvaliteeti tagada, kas lahti käivad aknad on vajalikud või ei ole vajalikud.
mina ei oska kaasa rääkida, no ma arvan, et Pärnu maanteel ei ole vaja aaget lahti hoida, et kui meil ventilatsioon korralikult töötab ja ta meile just tänava tossu salongi ei puhu, et siis meile ilmselt sobib väga hästi see, et aknad lahti ei käi. Kui ma elaks Pääskülas, siis ilmselt mul sundventilatsiooni kohe mitte pole vaja, et väga tore on, kui ma kevadhommikul kell 4 ärkan selle peale, et linnud röögivad. Et võib-olla peaks akna kinni panema. Aga see ei ole ainult see, mida mehhanismid teevad. See on ikka see ka, mida meie seal ruumis teeme. Mina olen sellest ajastust veel pärit, kui suitsetamine ükskõik millal oli väga okei. Täna ma kohe üldse ei kujuta ette, et see oleks veel okei, et suitsetatakse ükskõik kus. Kui ma satun riiki, kus suitsetamine ükskõik kus veel on täiesti lubatud, siis ma tunnen ennast erakordselt halvasti. Aga see õhk ruumides on täpselt seesama teema, et ikkagi väga palju oleneb sellest, mida me teeme. Ja see oleneb väga palju ka sellest, et milliseid materjale sinna ruumi. Lakke, põrandasse, seina on kavandatud. Et teema emissioon on ütlemata oluline, kui siin oli küsimus, et aga kuidas saaks aru, kas see on hea materjal või halb materjal, siis tegelikult ma ei saa öelda, et kõige odavama hinnaklassi toodetel või materjalidel on tootespetsifikatsioonid kirjas, et mis selle materjali järgmine elu olla võiks. Aga tänasel päeval ikkagi kõik sellised vähemalt keskmise hinnaklassi materjalid, seal on spetsifikatsiooni viimasel leheküljel on räägitud väga kenasti sellest, et milline osa on taaskäideldav, kuidas asjadest lahti saab. Ehk igasuguste projektide puhul peaks nagu mõtlema mitte ainult selle peale, et mis siis on, et kuidas see asi ilus on siis, kui uksed lahti tehakse, aga kuidas see asi on keskkonnasõbralik siis, kui vaja midagi ringi tegema hakata kuskil. Vesi. No meie siin ilmselt oleme suhteliselt harjunud sellega, et kraanist saab vee. Ja see on hea vesi. Veest on väga paljudes riikides maailmast väga tugev puudus. Väga paljudes riikides maailmas ei ole kraanivesi joodav. Isegi siis mitte, kui sa oled selles riigis kogu aeg elanud ja sul peaks torud nagu kannatama absoluutselt kõike. Seal ei ole seda. Ja siis on veel selline tore heaoluühiskonna rõõm, et kraanivesi võib täitsa joodav olla, aga nemad ostavad edevat pudeldatud vett või suhkrujooke. See on samuti teema, mida peaks arvestama. Ehk siis, kes iganes lahendusi planeerib, Roodes. Teate, kui oluline tegelikult on, et sul on koht, kust saab soojavee ja külmavee. Seal peale kõige muu, see on see koht, kus tekib uusi huvitavaid ideid teiste inimestega suheldes, sest see kohvitass või teekluus on uskumatult hea suhete looja. Selle peale peab mõtlema. See ei ole ainult Tallinna vee pakutava joogivee kvaliteet. See on ka see, kuidas me selle vee kätte saame. Toitumine. Toitumisest täna räägitakse hiiglama palju, igal koolkonnal oma vaade, aga töökeskkonna vaates teate, kui oluline on see, et keskkond meenutaks inimesele, et tegelikult on jube oluline lõuna ajal sööma minna. Ja see meenutamine, esiteks üks asi on see, et ta meenutab, aga teine asi on see, et see ei tohi liiga keeruline olla. Ja siis see lahendus peab olema kindlasti selline, et sul 10 kolleegi kõrval ei räägiks järgmised pool aastat, kuidas sa oma kala soendasid. Siis kui me parasjagu väliskülalisi vastu võtsime. Et jälle selline asi, millega peab arvestama. Ja
noh, kui me ise oleme need inimesed seal ruumis sees, siis me tahaks väga, et sellega arvestataks. Valgus. Üks asi on see, mida räägivad standardid või töökeskkonna spetsialistid, kes lähevad, mõõdavad selle luksmeetriga valgustugevust. Põhimõtteliselt kõike võib standardite järgi projekteerida, aga tulemus ei pruugi olla üldse nii, et inimesed hästi ennast tunneksid. Teemal valguslahendused võib ilmselt järgmise pool päeva loengut pidada ja ikka veel ainult kõige põhilisematest asjadest rääkida. Aga mida selle valguse juures kindlasti peaks arvestama, erinevad tööülesanded vajavad erinevat valgust. Ütleme niimoodi, et meie organismid ikkagi on harjunud selle ööpäeva rütmiga. Erinevatel kellaaegadel päevad on valgus täiesti erinev ja targad uuringud ütlevad, et selle loogika jälgimine siseruumides oleks ka väga oluline. Aga täna lõviosa ruume on kõik ühtlased sinise valgusega või kollase valgusega, no sõltuvad sellest, millised valgustid sinna valitud on. Ja noh, loomulikult tellijad kipuvad tegema seda, et kui sa näitad talle ühe asja hinda ja teise asja hinda, siis miks ma peaksin selle hinna võtma, kui ma saan nagu oluliselt väiksema raha eest võtta. Et see on nagu see koht, kus on väga oluline tellijad harida ka. Liikumine. No seal on nüüd nagu väga mitu erinevat aspekti, millega tegelikult peaks arvestama. Enne vanasti oli sul kontoris valikuid, kabinet, nõupidamisruum, kõik. Täna ikkagi büroosid planeeritakse niimoodi, et arvestatakse, milliseid ülesandeid täidetakse. Erinevad ülesanded vajavad erinevat ruumi. Inimesed, nagu Katrin ütles siin, et inimesed vedavad siseruumides kuni 98% ööpäevast, siis seal on teine jama veel, kole paiksed. Et noh, kes istub hommikul kohe diivani peale, vahib õhtuni televiisorit, kes unustab ennast mingisugust arvutimängu mängima 3 ööpäeva ütti. Inimesed ei liigu piisavalt. Et keskkond peaks olema selline, mis niimoodi sõbralikult tihjab. Ma ei saa öelda, et sunnib, siis kindlasti öeldakse, et siis ma ei liigu. Et see ruum paneb inimese liikuma. See sisustus meenutab inimesele liikumise vajadust. Ja siis selle liikumise juures peaks loomulikult arvestama ka seda, et kus mida tehakse. Et ei juhtuks see, et nagu täiesti mitte sobivad liiklusvoolud kokku satuvad. Et ma näen täna väga paljudes kontorites seda, kus suure koosolekuruumi hajuala maandub alasse, kust on kõik seinad vahelt ära võetud ja 100 inimest istuvad ühes ruumis koos. Teate, kui palju juhtub seda, et peale seda koosolekut tuleb jätkukoosolek. Ja kui mina siin süvenin ja sina pead jätkukoosolekut ja 3 tundi jutti, siis tuleb müüt sellest, et avatud kontor ei sobi mitte kuskile. Mitte kuskile ei sobi ei avatud lahendus ega suletud lahendus, kui ta ei arvesta selles ruumis tehtavat tööd, ei arvesta inimeste vajadusi. Halb lahendus on igal juhul halb lahendus. Ükskõik, mis selle halva lahenduse nii. Temperatuur. Jälle asi, mida me peame arvestama erinevate tööülesannete juures. Erinevat tüüpi tööülesanded tahavad erinevat temperatuuri. Siis, mis siis veel on? Ütleme niimoodi, et
et sellisel 42-kilosel naisterahval ja 108-kilosel meesterahval on arusaamine temperatuurist totaalselt erinev. No okei, ütleme niimoodi, et siis nagu 38-kilosel ja 108-kilosel, et unustame seal need soolised eripärad ära. Igal juhul see arusaamine temperatuurist on erinevatel inimestel erinev ja isegi sama kaaluga, sama vanusega, sama haridusliku taustaga inimestel ikka võib see temperatuuri talumine erinev olla. Ja selle temperatuuriga on nagu see lugu ka veel, et kui ruumis on liiga soe, inimesed ütlevad, et õhku ei ole. Tegelikult õhku on küll, aga lihtsalt ruumis on liiga soe. Heli, jälle, iga tööülesanne vajab sobilikku helilist keskkonda. Millega täna väga arvestatakse on see, et standardid kirjutavad ette, et kui palju seadmed ruumis müra teha tohivad. Millega väga ei tegeleta on see inimeste loodud müra. Ja noh, jälle see koht, et äärmused ei ole kunagi liiga head valikud. Liiga vaikne ruum on halb, liiga lärmakas ruum on halb. Ja sõltuvalt tööülesandest sama helitase võib olla väga sobiv keskkond ja võib olla täiesti sobimatu keskkond. Aga need on need asjad, millega peab arvestama. Sest kui keskkond ei ole sobilik, siis inimesed, nad võivad teha hirmsasti tööd, aga tulemusi ei ole. Või on tulemused, aga need ei vasta ootustele. Materjalid. Materjalid panustavad väga palju sinna nendesse muudesse aspektidesse, sest see, milliseid materjali kuskil kasutatud on, sellest sõltub väga palju see, milline on heliline keskkond, sellest sõltuvad emissioonid, sellest sõltub see, kuidas me seal ise tunneme. Et mitte alati ei pruugi olla hetke moematerjal kõige õigem valik. Vaadake ikka sinna materjali taha, mis ta teeb. Ja mis siis saab, kui seda asja seal ruumis enam vaja ei ole, mis siis juhtuma hakkab. Mis on nüüd sinna Bell loogikasse viimastel aastatel juurde tulnud, on see mõju sinu teadlikkusele, sinu tervisele. Ehk jube oluline on see, et inimesel on võimalik päeva jooksul leida võimalusi kohtuda loodusega. Ja ütleme niimoodi, et igasugused targad uuringud täna ütlevad, et selleks ei ole vaja elavat puud, selleks ei ole vaja tingimata võimalust parki jalutama minna, kui seda sul seal südalinnas ei ole. Katusehaljastus on väga tore, aga väga hästi pidid mõjuma ka kalad akvaariumis. Ilmselt mingi koolkond ütleb, et aga need kalad ei ole vabaduses. Et jälle selline, peab nagu testima, kellele mis asi sobib. Aga need kalad akvaariumis, nemad on akvaariumi jaoks aretatudki, et nemad ilmselt tunneks ennast kuskil voolava veega veekogus ennast erakordselt halvasti. See on nende jaoks ebasobiv keskkond. Ja siis B, mis on ütlemata oluline, et see lahendus on mõeldud mitte nii, et mul on hea, aga meil on hea. Ma eeldan, et teie jaoks siin ei ole universaaldisaini mingi raketiteadus. Me peame arvestama täna, et tööl on, ütleme, et ikkagi suurtes organisatsioonides võib samal ajal olla ametis täiesti 5 erinevat põlvkonda, erinevate
arusaamiste ja väärtushinnangutega ja see peab sobima kõigile. Kui sul on mingi terviseprobleem, kui sa lihtsalt ei jõua nii kiiresti joosta, siis see ruum peab sulle ka sobima ja nii, et sa ei pea abi küsima. Et need on need asjad, mis on olulised arvestada ja see on siis see, mis arvestab inimeste vajadusi. Mis selle tulemus on, kui me nii paljusid erinevaid aspekte arvesse võtnud oleme? Töötajate jaoks on see tervislik keskkond, töötajad, kui töötajad on õnnelikud ja õnnelikud inimesed loovad tulemusi ja nad on rahul enda ja maailmaga. Ja ettevõtte jaoks, ehkki nad tahaks ilmselt öelda, et oi, kui palju raha sinna kulub, see lahendus aitab luua tulemusi ja siis see on nagu ju majandusinseneri testide arvutus, siis see on tasuv investeering. See on täna ütlemata oluline, arvestades seda, et elanikkond vananeb ja väheneb, ehk siis nagu põhjusmõtteliselt tööturul nõudlus ületab pakkumise, sa pead selliste asjadega tegelema, sest see aitab sul häid inimesi võita ja hoida. Ja jah, kui sa selliste asjade peale mõtled, siis sa saad sealt ka selle positiivse tagasiside, turul räägitakse. Sinu jaoks on need olulised. Mitte ei räägita, selles mõttes, et kui sa ühe korra need pressiteate teinud ja me teeme niisuguseid asju ja siis järgmine päev kõik näevad, et kuidas sa tegelikult käitud, siis jah, võib-olla Rainer ütleb, et igasugune rääkimine on hea, aga siis kui halvasti räägitakse, et ikkagi räägitakse, ma ei oska öelda. Tegelikult on ikka väga oluline see, et sa tegelikult, et su teod ja sõnad on koostöös. Ma põhimõtteliselt oskan väga palju rääkida, aga ma üritaks mitte kellegi suuremaks rääkida. Tahate muidugi küsida. Et alati ka räägitakse tööst Eesti Vabariigis, näiteks Vikerraadios, siis kohe öeldakse kontoris. Mis huvitav, et kui palju Eesti tööealisest elanikkonnast üldse on kontori töötajad? Tunnistan ausalt, et ma jään siin vastuse võlgu. Ma ei ole seda statistikat ammu uurinud, aga meil ütleme, et üks ajad tagasi, siis oli väga suur osa elanikkonnast hõivatud põllumajanduses ja tootmises. Täna ilmselgelt väga suur osa elanikkonnast teeb tööd peaaegu ainult või siis nagu lihtsalt toodab soojõhku, ei tea. Et selles mõttes, kui me räägime töökeskkonnast, siis see ei ole üldse see, et see on ainult büroo. Töökeskkond on see koht, kus me tööd teeme, sõltumata sellest, mis tööd me seal teeme. Et ega seal ei ole vahet, kas me räägime kontorirottidest või tehase töötajatest. Need aspektid on olulised arvestada igal juhul. Või üks kolleeg rääkis seda, kuidas ta vaatas, kuidas ta tegi rekonstrueerimisprojekti ühele haiglale. Seal kõik olid rahul, eranditult välja arvatud meditsiinipersonal ise, kes suutis 10 kilomeetreid päeva jooksul maha liikuda, sellepärast, et keegi ei olnud arvestanud, mis tööd nad seal tegelikult teevad. Ja see oli selline tore haskujuline hoone, kus nagu kogu liiklustee käis siis selle horisontaalse osa kaudu. Said kogu aeg joost. See ei ole okei, mis siis, et nad ei ole büroo töötajad. See on töökeskkond, kus nad toimetavad.
et põhimõtteliselt töö oli pandud 4 seina vahele, mitte ei olnud funktsioonide ümber hoonete liidu. Küsimus. Praegu on Euroopas on leidnud ehitustega LEED ja BREEAM sertifikatsioon ja veel on nüüd see 3, mis on võib-olla turul võib-olla ka tulnud ja rohkem tuntud. Kas te teete Eesti LEED ja BREEAMi inimestega koostööd ja olen materjalimüüjast, ma oma kogemust olen näinud, olema arhitekte ja sisearhitekte püüdnud koolitada LEED ja BREEAMi alal, VEL-i alal veel Eestis nagu ei ole väga, ma nüüd teid kuulen spetsialistile. Et kas te annate välja kas te VEL-i sertifikatsiooni või kas te teate, kas keegi annab ja näiteks kinnisvaraarendajatele on probleem, kui nad teevad kontorimajus, nad ütlevad, et mulle, et okei, kus ma nüüd peale, kas ma teen LEED-i, kas ma teen BREEAMi või ma teen VEL-sertifikatsiooni, neil ei ole finantsvõimekus kõike teha. Plus on sisearhitekt siiski ei suuda vallata kõiki neid 3 sertifikatsioonisüsteemi. Ma saan aru, et ise viskate VEL, kui nad sellega tegevad. Ei, ütleme niimoodi, et miks mulle see VEL kõige hingelähedasem oli, sellepärast, et see lähtub töötajate vajadustest eelkõige. On sertifikaate, mis räägivad, et on roheline hoone ja roheline võib tähendada nagu erinevaid asju. See ei pruugi kõigi vaates tähendada rohelist. Neid sertifikaate jagavad ikkagi sertifitseeritud ettevõtjad, siis ütleme niimoodi, see ei ole midagi, mida saaks ükskõik kes jagada. Mina isiklikult ei arva, et tingimata peab sertifikaati hankima, sest see sertifikaat on niisugune, et ma panen seina peale, nüüd on. Minu jaoks isiklikult on palju olulisem see mõtteviis. See on tore, kui pärast tahetakse sertifikaat peale kauba ka veel. Ma ei tea, et Eestis oleks ühtegi ehitust, kuhu oleks veel sertifikaati üldse taodeldud. Need sertifikaadid, ütleme niimoodi, et see kinnitus, et sa oled väga tubli ja mõtled õigesti, need maksavad üksjagu palju raha, et täna arendajad ei ole leidnud vajadust sellesse sertifikaati investeerida. Ja kui me nüüd võtame seda, et mida me Workplace Evolutionaries seltsingus teeme, siis põhjusmõtteliselt me tahame väga mõtteviisi levitada. Me tahame, et selle peale palju rohkem mõeldaks. Me tahaks, et lahendusi mõeldaks läbi terviklikult, et igaüks ei teeks oma väikest tükki. Sest tänasel päeval väga tihti kipub olema niimoodi, et vajadused ikkagi pannakse sinna 4 seina vahele, mitte ei planeerita seestpoolt väljapoole. Sellepärast, et arendaja mõtleb, et aga kui see kasutaja nüüd välja kolib, mis ma siis teen, et see mulle ikka nagu kõige lihtsam ja odavam oleks. Et olen näinud väga paljusid neid, kes on pidanud lahinguid lööma, et kus mingisugused postid olla võiks, et saage aru, et meil siia tuleb see suur tootmisseade siin, kui seda seadet ei saa me panna ümber posti. Ma palun saage aru, see liin lihtsalt, kui nagu ta ei lähe läbi posti ja selle liini suunamine ümber posti on väga kulukas. Põhjusmõtteliselt ehitusinsenerid ütlevad, et on võimalik küll seda ruumi ilma postita ehitada, et lihtsalt maksab ükselu rohkem. Siis on jälle see küsimus, et kas see investeering on mõistlik, mis pidi on mõistlik on teha. Aga siis rohkem Tiina küsimusi ei ole, me väga tahame ja Tiina meiega liitub veel korra. Ma tulen tagasi. Naiste läbi tekib küsimus. Aitäh! Mis ruumis toimub, mida me silmaga ei näe, aga mis meie heaolu ja tervis otseselt mõjutab. Juttu on olnud juba õhutendavatest osakestest, CO2 tasemest, õhujoonidest. Aga on ka veel elektromagnetlained, mis me ümber tegelikult üsna tiheda võrguna toimetavad. Mis see täpselt tähendab, sellest rääkis Tarmo. Tarmo on Tehnikaülikooli teadlane
kelle uurimustöö keskendub just elektromagnetväljadele, produktiivsele töökeskkonnale ja riskihaldusele. Ja viimased aastad on Tarmo osalenud Euroopa Liidu ja Eesti elektromagnetväljade seadusandluse väljatöötamisel ja analüüsis. Ja lisaks on Tarmo uuringut on hõlmanud ka valgustust ja optilist kiirust. Et on just räägib sellest, mis me ruumis toimub ja täna keskendub elektromagnetväljadele. Et ma annan sõna Tarmole. Aitäh, Katrin. Me oleme juba Katriga tuttavad üks üle aasta jagu. Nad tulid Tehnikaülikooli ja otsisid, et kuidas uurida võiks ilda. Ja mul on tegelikult üks hea uudis. Eile käisid just Tehnikaülikoolis delegatsioon Läti ja Leedu teadlasi, kes olid Viilaga saab väga hästi mobiiltelefoni kiirgust ekraneerida, kui see katta merevalgu. Aga see on juba patenteeritud mõtlen, et sa võid seda edasi arendada. Aga ikkagi vill, eks ole? Ikkagi vill, jah, et seal mingisuguseid selliseid omandusi on, mis ootavad avastamist. Et mõtle välja, see on väga liiga siht. Meil on tulemitsingi, saab tal kohe mõtleda selle peale. Nii et mobiiltelefoni kiirgus on siis ka elektromagnetväli, millest me siin paarikümne minuti jooksul räägime. Minu töö on olnud neid uuringuid teha, kuidas kiirgus levib keskkonnas, hoonetes, kuidas inimest mõjutab ja kuidas siis tööohutust korraldada. Selles valdkonnas ma kaitsin ka doktoritöö pool aastat tagasi kevadel. Teisipäeval antakse kätte tiitlid. Nii, võib-olla kõigepealt peame siiski füüsikaliselt natukene minema tagasi koolifüüsikasse. Mis on elektromagnetväli? Ta on nähtamatu, et kui me kõiki teisi keskkonnategureid tegelikult tunneme, võime tunda, et kas õhk on niiske või kuiv, kas esineb meil siis ütleme ka joon tegelikult võib tunda, kas on pea paks või pea selge, siis elektromagnetväli me tegelikult ei tunne, alles siis on liiga hilja. Ja ta liigub seal, kus liigub elekter. Et kõikil, kus meil on tegemist elektrivooluga, on siis see väli ühel või teisel moel olemas. Liigub valguskiirusel ja kui me ütleme elektromagnetväli, siis tegelikult mõtleme, et seal on nii elektriline komponent kui magnetiline komponent. Tegelikult räägime elektriväljast ja magnetväljast kaks väljaliiki. Kuid need on omavahel seotud ning kui üks tekib kui teine. Ehk siis eetris genereerib elektriväli magnetväli ja magnetväli elektrivälja. Kuigi täna pole enam näiteks ei räägita, öeldakse, et lihtsalt väli, aga mul meeldib alati mõtelda, et meie ümber on selline meedium. Keegi tegelikult ei tea, mis asi on elektromagnetväli. Väga paljud inimesed, kes nimetavad ennast teadlasteks, mängivad, et nad teavad ja lähtavad kõigile teistele mulje, et nemad teavad. Tegelikult keegi pole seda näinud ja ei tea, me näeme ainult selle tegevust või nii-öelda tagajärg. Et kui me nüüd kujutaksime ette, et meri, pleksile meri, siis me viskame sinna kivi, seal tekib lainetus. Sama tekib siis nagu elektromagnetväljaks. Kui me paneme sinna allika kuhugi kiirgama, siis seal tekib lainetus, püsiv lainetus. Kui nüüd see laine tabab meid, kui me oleme rannas poolenisti vees, siis laine tuleb meie peale. See ongi elektromagnetväli toime. Kui see laine on väga kõrge, siis ta võib meid ka ümber lükata. Tekitada kahju, siis on ka elektromagnetväli toime. Ja siis mis on sagedus? Sagedus on see, et see laine on kiire või enda aeglane. Siis tuleb selline laine, mis meid kord paari sekundi jooksul mõjutab või laine, mis meid sekundis mitu korda mõjutab. See on siis, et mis on sagedus, et mitu korda see laine tabab. Rohkem tegelikult teil polegi vaja teada, et enam-vähem kujutate ette, mis asi on elektromagnetlaine. Ja siis, kui me räägime magnetväljast, see läbib üle kõike, elektriväli mitte. Kui me tahame oma ruumi kaitsta elektromagnetväljade ees, siis elektriväljasid suhteliselt lihtsalt kinni võtta, magnetvälja väga raske praktiliselt. Seetõttu, kui me hooneid kavandame ja elektromagnetväli allikaid hoonetesse paneme, siis me peaksime arvestama, et magnetväli allikad oleksid inimesest kaugel, muidu võib tekkida seal hiljem probleem. Et
et kui me nüüd siis kujutaksime ette seda konteksti, kus me oma jutuga asetseme, siis on inimene, loomulikult, mille ümber kõik tiirleb. Me oleme egotsentrilised olendid. Inimest huvitab esmalt tema tervis. Siis mina ütleksin inimese valikud, mida ta oma ajaga ette võtab. Ja siis keskkond. Tegelikult keskkond on see viimane areaal ümber selle, mis inimest siis mõjutab. Aga kõiki, kui me võtame elektromagnetväljade konteksti, siis kõik need seismised sõõrid võivad olla mõjutatud keskkonnast. Näiteks kui inimese individuaalne tervis on nõrk, siis arvata, et ta rohkem on mõjutatud nendest väljadest. Kui inimene teeb oma valikutes selliseid otsuseid, kus ta eksponeerib rohkem elektromagnetväljadele, siis on samuti sellest rohkem mõjutatud ja kõrgem terviserisk. Milline võiks siis olla selline valik, mida teie igaüks teete individuaalselt, kus eksponeerib ennast rohkem või vähem elektromagnetväljadele? Mis teie? Teil on nutitelefon olemas, eks ole? On teed seal mobiildata sisse lükatud, et Facebookis käia tihti. Väga tubli. Minu ka ei ole. Aga võib-olla mõnel teist on mobiildata pidevalt sees, et see on ütleme siis üks isiklik valik, millega ma ennast teadlikult või mitte teadlikult eksponeerin rohkem elektromagnetväljadele. Siis on valikud, mis teised inimesed teevad, kuhu inimesed panevad meid istuma tööl. Näiteks täna Raksni kutsus meid siia ruumi A501. Me ilusti istume siin mitmete antennide ees. Et see on ka teatud mõttes valik. Minu valik oli siia tulla. Mul oleks sulle väga raske on teha ütelda, et ma tule. Kui ma siin uksest sisse astusega nägin, et siin antenni igal mul vastu. Aga okei. Olen siin 20 minutit, siis jookseb minema, elan üle täna. Kõige kuule, mis juhtuda võib, kui mulle tundub inimene, et siis mul tekib peavalu. Kui ma lähen õhtul jooksma, siis on üks veel. Aga mis ma räägin? Ma võtan seadme, ma näitan, mis see ette kujutab. Mul on selline mõtteseade, millega saab sellest kuundamine väljuma. Tööle. See väga vali pole, nii et me kuulame vaikselt, mis see signaal nüüd ütleb. Me kuuleme sellist radinat ja see on nii-öelda databurst ehk andmeside sellised puhangud või sellised säutsud, mis meie nutitelefonid välja saadavad või siis sülearvuti. Nii et need on paketid, kui te kuulnud paketidest. Mida rohkem neid pakette on, seda tihedam on see ragi. Nii et siin neid tegelikult väga palju pole, sest me kõik siin kuulame ühte inimest ees otsas ja siis võib-olla mingisugune andmeside meil aastaks toimub. Ja me võtame mõne teise bändi, et see praegu Wi-Fi, ma võtan mõne teise bändi. See nüüd on GSM 900 bänd. Siin on nagu rohkem liikluskuulda, sest ta on üsna kõrgel kohal Tallinna siin vanalinna külje all, et kus kõiksugu signaale läbi käib. Siis vaatame siin muid bände, mis me vedelegi leiame. See on see vaikne. See on nüüd 3G.
mida nüüd sellest väikesest sahinast võiks kuulata või õppida on see, et siin me kuulsime, et kuskil oli niisugused rohkem sahinad, kuskil oli vähem sahinad. Et see nüüd näitab tegelikult, et kas meil on tegemist selliste hotspotidega ehk kuumade punktidega selles ruumis. Kui meil on elektriliselt juhtivad pinnad, siis sealt peegelduvad lained tagasi. Kui nad peegelduvad tagasi, tekivad sellised hotspotid. Et teatud, ütleme, kohas, kui me praegu seisame selle seina juures, siis see võib olla kiirgustugevus võib olla 2 korda suurem, kui siin saali keskel. Võib-olla see peegeldub tagasi. Ja kui ma läheksin kuskile nurka, kus on selline seal taga nurgas, see võib olla peegeldus ka rohkem kui 2-kordne. Nii et, jah. No aga pikalt need levivad, kui nad lähevad mööda vastu seda seina, kas need ei peaks olema nagu ühtlaselt peegeldumagi kogu aeg nagu neid laineid? Ja peegelduvadki tekib selline rägastik. Kui me näeksime läbi wifi-prillide või siis mobiilside prillide, me näeme, et siin on niisugused punased punktid ja sinised punktid, kus on vähem kiirust. Et me elame peegelduste rägastikus ja iga seade, mis siis seda lainet välja saadab, annab oma panuse sinna. Kuigi kõige suurem panus on sellest, mis on nagu tugevamad seadmed, seal, kus on siis mitmeid antenne ühte kokku pandud või kus on võimsad antennid. Need on siis nagu tugevamad. Alati ma ei taha nüüd väga palju hirmutada, et kui me näeme antenne, siis see ei tähenda, et siin kindlasti midagi väga hullust veel. Et see sõltub ka sellest, kuhu antenn on suunatud ja mis on siis selle antenni võimsus. Selles sõltub väga palju. Aga minu isiklik seisukoht on see, et me ei tohiks panna neid antenne sinna, kus on inimesed, see peaks inimestest kaugel olema, et see antennidest tuleb ekspositsioon oleks siis minimaalne. Sest elektromagnetväljadel on tegemist on elukeskkonna, töökeskkonna ja üldse avaliku ruumi füüsikalise ohuteguriga. Kui me hoolitseme selle eest, et meil müraallikaid ei oleks elamispindade lähedal või tööpindade lähedal ja siis muid seal tulikaali väljapaiskavad asutusi ja nii edasi, siis samuti me peaksime samalt rõhku panema elektromagnetväljadele. Mis sest, et me ei kuule neid, aga see on samaväärne füüsikaline ohutegur nagu teisedki. Nüüd ma toon väikese kõrvale võike, et miks me elektromagnetväljast räägime. Kui me nüüd räägime siin ainult antennidest, siis tegelikult on meie ümber ka maa magnetväli. Mõni võiks küsida, et see on ju palju tugevam väli, et kas see siis meid mõjutab. Ja mõjutab küll. Maa magnetväli on suhteliselt tugev ja väga huvitavad uuringud on viimasel 10. välja tulnud, mis näitavad, et looduslikud organismid, loomad, linnud, putukad kasutavad seda välja palju rohkem, kui me senisest teadsime. Näiteks sellest olete ilmselt kuulnud, et kui linnud navigeerivad lõunast põhja või põhjast lõunasse, siis nemad teevad seda maa magnetvälja järgi. Nende jaoks on magnetväli selline, neil on nagu magnetiit ajus ja ka silmades, et arvatakse, et isegi näevad neid maa magnetväli jõujoone. Kui nüüd minna koerte juurde, siis oli mõni aasta tagasi huvitav uuring, kus leiti, et kui koerad lähevad õue kakale, siis nad katsuvad ennast orienteerida niimoodi põhja-lõuna suunas. Mis see funktsioon on seal, ei tea. Siis mõni aasta tagasi oli ka Nature'is oli huvitav artikkel, kus leiti, et kui rebane üritab hiirt püüda talvel lumeaugus, seal lumepoolik võib olla isegi meeter. Siis kui ta orienteerib ennast põhja-lõuna suunas, siis on tal mitu korda suurem tõenäosus, et ta saab selle hiire sealt kätte, kui ta seda ei tee. Siis oli tal edu määr 75%, kui ta oli põhja-lõuna suunas. Muidu oli see 25%, kui õigesti määr. Nii et, lumad kasutavad. Aga kes on see mees? Kõige tuntum soomlane. Jah, see on Jan Sibelius. Ja meie olime oma mõõterühmaga tema sünnikodu avastamas. Me leidsime, et tema
Tite Hälli juures, seal kus võib-olla tema oli esimene elukuu või võib-olla isegi mitu, siis seal oli Maget-Anomalia. Ja see Maget-Anomalia oli siis lähtus raudkivist, et seal on siis Soomes Hämeenlinnas kohalik kivi, see on raua sisaldusega, mõned tükid on siis tugevalt magnetiseeritud. Ja siis meil tekkis hüpotees, et võib-olla see oli see, miks temast tuli geenius. Kui me vaatame raku-uuringuid, siis püsimagnet väljas rakkude tegevus ainevahetusliku protsessid hoogustada. Kui nüüd hoogustada imiklapse ajurakke, siis võiks nagu loogiliselt mõtelda, et kas see siis tekitab neuronite vahel rohkem sidemeid, millest siis tuleneb kõrgem intellekt ja avaldub siis teatud anne. Kas nüüd peaks kohe hakkama siis oma lapsi, kui need on imiklapsed, tulemuslapsed, paigaldama rohkivi otsa, rohkivi lähedale. Ma arvan, et see ei ole hea mõte, sest nii nagu kõikide muude keskkonnategurite suhtes kehtib ka elektromagnetväljade suhtes selline põhimõte, mille välja tõi Paracelsus, kaasaegse meditsiini isa. Kõik meie ümber on mürk või ravim, sõltub ainult doosist. Ja kuidas sa doseerid nüüd seda magnetvälja niimoodi, et sellest lapsest siis saaks kujundada sellise talendi, nagu vanemad tahavad, seda me kindlasti ei tea. Kuigi teadus, kui me viitame nüüd transkraniaalsele magnetstimulatsioonile, oskab juba enam-vähem aiu suunata pulseerivaid magnetlaineid, et muuta inimese isiksust või iseloomu. Seda kasutatakse enamasti depressiooni ravis, kus siis teatud ajupiirkonnad annakse teistmoodi käituma. Tegelikult teadus juba teab, kuidas magnetväli rakendada selleks, et inimese aju muuta ja käitumist ja põhimõtteliselt tema olemust. Teil on, kui teil juhtub abikaasa, kes on võib-olla teile mitte teinekord kõige vastutulelikum, siis võite soovitada transkraniaalset magnetstimulatsiooni. Hea tõenäosus, et asi laheneb ära. Nii et nali naljaks, aga magnetväljad meid mõjutavad. Kuidas nüüd meid mõjutavad need magnetväljad, mis meie elukeskkonnas on, töökeskkonnas? See on kahjuks praegu loterii. Minu isiklik hinnang. Sest me teame nii vähe veel, kuidas see summa summarum inimesele ikkagi mõjub. Me ei võta seda peaaegu üldse mitte arvesse. Meil on küll normid. Keegi teist nüüd läheb siin pärast kaebama, et ülikooli juhtkonnale, et kuulge, miks need antennid siin on, et siin käis üks koht veel rääkimas, et ei ole nagu eriti hea neid antenne siia panna. Siis tema hakkab asju uurima ja siis talle ülikooli töökeskkonna ohutusest vastutav inimene ütleb, et seda kõik on normide piires. Ütleb teile, et kõik on ohutu normide piires. On küll jah, normide piires. Mis see tähendab? See tähendab, et ohutu nende teadmiste järgi, mis eksisteerisid pool sajandit tagasi, kui me teadsime, et kõige rohkem asi on see, kui meil keha liiga palju kuumene mikrolainete käes. Me peame ära hoidma sellist termoefekti, et inimene liiga kuumaks ei läheks. Aga kahjuks me ei võta arvesse palju muid tegureid, muid tervisemõjusid, mida on teadus esile toonud ja kinnitanud, mis veel normidesse jõudnud ei ole, aga mis tegelikult tähendaksid, et me peaksime mitmed oma elukeskkonnad üle vaatama, tegema seal võimalusel muudatusi, et need oleksid inimesele riskivabad. Et siin on nüüd üks minu kogemus, me olime kaks Soomes, üks teinekord kolleegidega ja ööbisime ühes külaliste majas ja siis meist ükski ei saanud seal magada. Kolmekesi olime toas. Minu kolleeg on väga unise näoga, me hakkasime uurima, meil oli auto mõõteaparaat täis, mis selles ruumis viga oli. Ja
mitte midagi valesti, aga see, mis me leidsime, siin me tegime siis püsimagnetvälia kaardistuse selles toas. Väga tugev püsimagnetvälia anomaalia oli seal tekkinud. Mitte looduslikult, nagu Jansi Peeluse kodus, vaid puht tehislikult, kuna oli siis üledimensioneeritud sinna rauda, mis siis tekitas selle gradiendi magnetväljase. Ja need minu kolleegid, kes siis olid siin voodites, nemad siis ei saanud magada üldse, et said võib-olla tund-kaks magada. Mina, kes olin kõige noorem, pandi põrandale magama, mina magasin 4 tundi võib-olla. Siis siin oli see gradient palju väiksem. Aga ma sain kõik isiklikud kogemuse näited, kuidas ka selline lihtne raua üledimensioneerimine, või siis muul moel, mis on siis raudobjekt seal maja sees, rauda, mis siis tekitab magnetvälja gradiendi ja une kvaliteedil kehvasti mõjus. Mis juhtub, kui inimene peaks elama või töötama aastakümneid? Siin on nüüd teine voodi, mis on praegu minul üleval olev teaduslik hüpotees. Sellised tugevad gradiendid põhjustavad ka vähkkasvajaid. Sest see inimene, kes siin magas, minu vanaema, tema sai vähkkasvaja ja suri ära. Nii et 10 aastat tagasi. Et sealt alates ma hakkasin siis uurima, et kui keegi ütles, et tema selle sugulane suri ära, vähkkasvaja oli, küll, et ma mõõdan üle. Niimoodi ma olen siis oma 10-15 voodikohtadele mõõtnud ja reeglina on sama pilt nende inimeste voodikohtades. Nii et siit võib olla, et tulevikus, kui õnnestub selline põhjalikum uuring teha, et see teaduslikult kinnitada, tuleb välja, et me peame oma suhtumist ja seisukohti tõsiselt muutma, kuidas me hooneid rajame. Esialgu mina soovitaksin olla üsna tähelepanelik, mida me majja paneme ja kus on meil elektromagnetvälia allikad. Nüüd on minu aeg läbi, tänan teid tähelepanu eest. Mul on küsimus praegu. Hästi kiiresti, et oletame, et inimene elab paneelmajas, et kui ta paneb wifi sisse, siis ta näeb vähemalt 20 erinevat aktiivset wifi võrku. Et ei ole võimalik arvatavasti saada nõusse kõiki inimesi, et nad lülitavad oma wifi-ruuteri välja mingiks ajaks kas või ööseks. Et mis siis oleks see kaitse, kus on võimalik kuidagi ennast kaitsta? Kõigepealt peaks aru saama, et mis on nagu tugevad allikad ja millised ei ole tugevad allikad. Tugev allikas on näiteks, kui meil on teletoon. Tugev allikas on see, kui meil siin 10-20 meetri pealt vastu mobiiltelefoni antenn. Aga wifi nüüd on tegelikult selles kategoorias see kõige nõrgem allikas. Sellest võib-olla niisugust probleemi pole, et alles kuigi need seisukohad võivad muutuda, minu praegune arusaam on selline, et kui ta on seal kaugemal, kui ütleme 5 meetrit, et siis ta nagu väga suur asi ei ole. Mille tähelepanu pöörata. See on väga paha asi, see kõrgepingeliin, kui see väga lähendamine. Seal tekib nii tugev elektriväli, kui tugev magnetväli. See sõltub siis, kui palju võimsust läbi lastakse. Ampera, see võib olla ka, magnetväli võib olla kõrgendatud ka seal 200-300 meetri kaugusel. Ma siin alles kevadel uurisin Saku lähedal ühte hoonet, kuhu inimesed kutsusid, oli terviseprobleeme ja siis kuigi ta oli sealt kõrgepingeliinist 100 meetri kaugusel, tegelikult natuke lähemal ikkagi. Aga see oli võimust oli 330 kilovatti. Siis me leidsime, et see väli oli kõrgendatud. Mis ei olnud kuigi hull, aga nüüd on tegelikult küsimus selles, ma siin mõned lisaslaidid. Palju ei teile rääkida. Meil on tegemist individuaalselt tundlikkusega. See, mida ka praegu normid arvesse ei võta, mida teadus alles õpib tundma, mida
minu teadmisrühm teeb, et me mõõdame siis inimesed, kui suur on individuaalne tundlikkus. Mõni inimene, ütleme, võib olla siis väga tundlik, ütleme siin teljede otsas, ja mõni võib olla üldse mitte tundlik. Puututundlik. Ekraan. Siin. Siin on siis, ütleme, see inimene, kes pole üldse tundlik. Kahetsusväärne on nüüd see, et kui see inimene, kes pole üldse tundlik, on ka egotsentriline isik. Tema laiendab oma isikliku kogemuse ja arvamuse kõigile teiste peale. Keegi tuleb mulle ütlema, et tal on paha seal olla, ta pea valutab, siis kuidas tal saab olla? Minul ei ole, järelikult tal on muud. Ja sellise suhtumisega tuleb kahjuks väga palju meil, usun mitte ainult minul, vaid ka teil ette kokku puutuda. Nii et kui nüüd see tundlik inimene, kes siin on, ja siin on meil siis ekspositsioon, et kas ekspositsioon, millega kokku puutub, on madal või kõrge. Kui tema nüüd puutub kokku ka veidikene kõrgendatud väljatugevusega, siis tal tekivad juba mingid sümptomid. Tundetul inimesel ei teki. Ja kui nüüd see ekspositsioon kasvab, võivad need sümptomid minna väga akuutseks ja väga häirivaks, võib-olla isegi patoloogiliseks. Samal ajal, kui see teine inimene on täiesti okei, tema ei tunne midagi. Nii et selles aspektis tuleb arvestada, et üks inimene võib olla tõesti mõjutatud rohkem kui teine. Ikkagi ise võimab seda mõjutada kutsuma. On teatud lihtsamaid mõõteid, mida saab kasutada. Aga mingid materjal ei ole, nagu ei saa välja tuua, et mis nagu aitavad seda midagi blokeerida või? Tehke raha kogumine, kahtlen tõtult teile langu viljast välja kaitsematerjali. Kas mobiiltelefoniga rääkides oleks mõistlik mitte kõrva juurde panna, vaid kasutada kõrvaklappe? Kahtlemata. Et üks, mida me tudengitega teeme koolis, kui õpetame neid mõõta, on siis testivad oma isiklik mobiiltelefoni. Et see vahe võib olla seal 10 korda, teinekord isegi 100 kordne. Kas, kui suur on sulle, ütleme, pähe ekspositsioon, kui sa paned telefoni pea vastu või siis on sul hands-free. Aga nad testivad meil erinevaid hands-free'sid. See sõltub jälle telefoni mudelist. Kas selle hands-free elektrikaabli kaudu tuleb ka see kiirgus kõrva või mitte. Mõne telefoni mudeli puhul kahjuks see tuleb. Ja meie mõõtmiste järgi ei ole võimalik nüüd ütelda, et üks mark on parem kui teine, sõltub konkreetsest mudelist. Aga ma vastan veel eelmisele küsimusele, jätkan vastamist, et kui me tahame näiteks, kui oli küsimus, et meil on vaja mobiilimasti kiirust kinni panna, siis see peab olema elektriliselt juhtiv materjal. Kas siis midagi näiteks, kus on siis metallikiht sees, enamasti kasutatakse sellist lahendust, või siis võrktraat, või siis süsilikul põhjal, mis on veidikene advanced materjali moodi asi. Aga on võimalik kinni panna küll. Ma tahtsin küsida, rääkida natuke mikrolaine aknadest ka, mis on väga levinud. Ma vastaks niimoodi, et isiklikult ei kasuta. Kahjulikum on see kiirgus, mis tekib, või see söök, mis sellest toimub. Ja mõlemad väga kahjulikud. Pole mikrolaine ahju, mis ei lekiks, et kõik mingil määral lisavad välja, mõni vähemalt, mõni rohkem seda kiirgust. On uuring, mis näitab, et see toit ei ole sama väärtuslik kui see, mis on tehtud tavapärasel isesoojaks. Võib-olla nagu rohkem teemakohasem küsimus oleks, et sisearhitektuuri poole pealt, et mida näiteks siis töökeskkonda projekteerides peaks arvesse võtma, et kas oluliselt, ilmselgelt kõik kliendid ei soovi tellida, eks ole, sellist mingit auditust endale sisse, et mõõta ära, mis need probleemsed kohad on. Et kas lihtsamad lahendused on need, kus serverid ja asjad koondada ühte isoleeritumasse ruumi ja siis sealt kaablitega veetakse laiali või on veel mingid sellised kas siis, kui me teeme maja ümber või kui me teeme maja nullist? No jah, eks tehakse mõlemad, tehakse nii nullist kui rekki, eks ole, ja ideeliselt saad ju kaablid alati ümber ära väga ja sealt ümber paigutada. Siin te ütlesite juba päris tähtsad momendid, et esiteks me paneme need kaablid ilmselt kaugemale, eriti need, kus teeb rohkem voolu läbi. Sõltub, kui palju voolud läbi käib, aga see võib olla siis seal võib olla teinekord 8 meetrist piisab, teinekord võib olla 10 meetrit, kui käib seal terve
koridoride hoone pool läbi sellest kaablist. ja me tahame, et see ekspositsioon oleks minimeeritud. meie eesmärk on see, et inimese hoone kasutaja ekspositsioon oleks minimeeritud. 20–10 kaablitest, ütleme siis nii, siis me ei pane neid allikaid inimestele lähedale. Trahvolajaamad pannakse teinekord maja sisse, mis on täiesti vastu näidustatud, nagu ta seda ei tehtud. Siis mitmesugused agregaadid, kus on mootorid, ventilatsiooniseadmed, kütteseadmed, need samuti kaugemal olema. Põhimõtteliselt sealt, kus paljud vool läbi käib. Siis jääb loomulikult valida see, et kuhu me paneme need kraadite andmised infrastruktuuri. Mina teeksin sellise hoone, kus seda üldse pole, kus on see lahendatud teistmoodi. Ja õnneks on ka meil tulemas uued kraadite lahendused, kus on lihvi ehk siis valgusega käib kraadite andmeühendus. Ei pea selleks olema mikrolahendatud. Vabandan, kui ma vaja tõdata loengusse. Just tahtsin ütelda kahjuks aga aitäh, sa tulid ja viitsid kuidagi tookima sind. Ma arvan, et saite nüüd esimesest päeva poolest palju mõtlemisainet, et